kaldun tuuris 6. astme helistikku ehk näiteks C-tuuris A-molli läbi dominant septakordi pöörde. Kõige sujuvam oleks siin kasutada kõrvaldominandina dominant tertskvartakordi, siis me saaksime astmelise liikumise. Ehk C-tuurist A-molli oleks siis E7 B-bassiga. See noot on gis tegelikult, eks ole. Ja A-moll. Alustan kvindimeloodilisest seisust. Jätan alati ühised helid paigale. Nüüd on ühine heli E järgmise akordiga. Ja järgmise akordiga ühine heli on E. Ja viimaseks tertsi meloodiline seis. Ühine heli on E jälle, eks ole.